mõte. Ma olen Riias reisikorraldaja. Tegelikult juhin ühte Euroopa Liidu arenguabiprojekti, mis toetab Aafrika ja Aasia küberturvalisuse tõstmist. Aga reisikorraldaja olen sellepärast, et läbi selle projekti saavad, ma loodan, paljud Riia töötajad külastada eksootilisi ja kaugeid maid. Kuna me oleme siin lennujaamas praegu, siis ilmselt mulle meeldivad võõrad maad ja võõrad inimesed. Tegelikult muidugi ka see, et hästi palju tuleb välismaalt sellist positiivset tagasisidet või sellist nagu egolaksu natuke ka, et kuna teema on selline, mis paneb paljud Eestit imetlema ja võib-olla ka kadestama, et küberturvalisus ja laiemalt IKT-sektor, et see küberturvalisuse ja e-riigi ja valdkond on sellised, kus tõesti meid vaadataksegi kui sellist imeriiki, kus juba lasteaialapsed loevad binaari enne, kui nad muud keeleks selgeks saavad ja vanamemmed progevad nii, mis tolmab. Ma satun keskelt läbi kord või 2 kuus ja minu peamised sihtkohad on eelkõige Aafrika riigid, aga ka Euroopas, London, Brüssel ja muud sellised igavad sihtkohad. Nagu ma teada sain 5 aastat tagasi ja ma tulin NATO küberkaitsekeskusest ja mind kutsus Riiasse toonane Riia juhtkond ja mulle tundus Riia väga äge koht ja inimesed Riias ka, sest et see oli just selline koht, kus tehakse päris asja, et ei räägita niisama või ei fantaseerita. Ja nii ma siis sattusingi Riiasse. Ma arvan, et muutunud on palju, aga mis on väga positiivne muudatus minu meelest on see, et Riia erinevad üksused teevad omavahel koostööd palju rohkem, kui nad enne tegid. Et sellist sunnitud abielu, kus ollakse küll ühe katuse all, aga justkui ei ole nagu ühist teemat või põhjust koostööd teha, et seda enam ei ole või seda on palju vähem. Et ollakse rohkem nagu ühise eesmärgi nimel väljas. Kui ma Riiasse tööle tulin, siis juba lubati mulle, et see on nagu Eesti kõige ägedam riigiasutus, kus töötada üldse. Ja paljuski see vastab tõele, tõesti. Et kui ma mõtlen, siis mis on just Riias nagu erinevad võrreldes teiste riigiasutustega on see, et nagu leitakse võimalusi, et toetada selle idee sündi, mitte ei leita igasuguseid bürokraatlikke takistusi, et pidurdada seda. Ma ei tea, milline on Riia 5 aasta pärast. Ma arvan, et ongi maailma parim riigiamet, IT-asutus. Kui saab midagi olulist ära teha, kui kolleegid on rõõmsad, kui keegi ei takista midagi, kui ei tule ühtegi halba üllatust. Kõige suuremad naljad ongi just seotud enda selliste viperuste või apsakatega, et üks huvitav lugu juhtus mulle siis, kui ma käisin ühel konverentsil esinemas ja ma olin esimene välismaalasest kõneleja seal ja astusin lavale ja rääkisin, kes istus oma nutitelefonis, kes tegeles mingi muuga. Siuksed kivinäod täiesti, mitte mingit reaktsiooni. Klapid peas istuvad ja tegelevad millegi muuga. Ja siis ma tundsin ennast nagu lembitu kuuse, kes peab nagu eetrit täitma, et sealt on tulemas suusatajad, aga nad ei jõua kuidagi kohale. Ja siis, lõpuks ma astusin lavalt kõrvale ja siis üks korraldajatest tuli minu juurde ja ütles, et me väga vabandame, aga tõlge ei töötanud. Nii et nüüd me saime selle tõlke lõpuks käima, et palun tehke see nüüd uuesti. Ma näiteks olen mesinik. Ma pean Lääne-Virumaal 4 mesitaru ja nendega on väga tore toimetada, sest et see on täiesti midagi muud kui see, mida ma teen igapäevatöös, et see on väga rahustav, selline meditatiivne filosoofiline tegevus jälgida seda 80 000 pealist gruppi, kes toimetab kõik ühise eesmärgi nimel ja kõigel on mingi mõte. Siis mul on 4 last, kes on ka kõik vahvad sellid ja õpetavad mind väga palju. Ja siis nagu iga tubli eestlane ma laulan kooris ja lähen laulupeole ja kindlasti valan paar pisarat, kui lauldakse Ta lendab mesipuu poole. Nii et kõik keerleb ümber mesilast. Ma olen XT tootejuht. Vanemale ma ütlen, et ma olen IT-mees, aga Riias tootejuhina on vastutuspõld üsna lai. Et peaasjalikult mina ja minu tiim, me vastutame XT ökosüsteemi ehk siis selle andmevahetuskihi platvormi teenuse pakkumise eest, sellise väikse toote nagu MISP 2 arenduse eest
ja kõige suurem prioriteet on mul hetkel XT iseteeninduskeskkonna arendus. Ma tulin Riiasse tööle 2014 1. aprill ja see oli tädipoja poliitika, ehk siis minu tädipoeg Marko Valing oli tol hetkel XT teenuse haldur ja tema kutsus mind Riiasse. Selle 5 aasta jooksul on kõige rohkem muutunud näod. Et Riia keskmist tööstaaži arvestades ma olen juba dinosaurus. See on nagu üsna mitmes generatsioon minu jaoks, kes on pärast mind tulnud. Peaasjalikult inimesed, et hämmastaval kombel need teemad, millega me maadleme, ei ole nii palju muutunud kui näod. Mulle meeldib minu töö juures kõige rohkem ilmselt see, et ma saan olla osa väga olulisest projektist. Okei, mitte projektist, aga kõik see, mis me teeme, see on Eesti riigile väga oluline ja viimasel ajal on see ka rahvusvaheliselt oluline. Ja ma arvan, et just see rahvusvaheline koostöö ja hästi paljude huvitavate inimestega tutvumine on minu lemmikosa hetkel. Minu jaoks on hea tööpäev, kui minu tiim saab midagi ära tehtud, midagi päriselt ära tehtud ja koju minna selle tundega, et see sai tehtud. Et asjad ei liigu võib-olla nii kiiresti Riias, kui nad võiksid liikuda, seetõttu kui midagi saab tehtud, siis see on selle võrra suurem nagu õnn ka. See on hea küsimus, et mulle meeldib, või nagu ma olen sellest mõelnud, et ma olen nagu Riiat tohutult exploitinud selles mõttes, et kui ma tulin Riiasse, siis ma ei teadnud IT-st suurt midagi ja ma olen lihtsalt nagu käsna nagu kõike võtnud endasse. Esiteks tehnoloogiat ennast, informaatika mõttes nii-öelda, kuidas IT töötab, kuidas infosüsteeme ehitatakse ja nii edasi, aga ka organisatsiooni kultuuri ja juhtimist. Kõige suurem väljakutse. Praegu ma ütleks, et üks suurimaid väljakutseid on see, et minu tiim oleks õnnelik, et minu kolleegid, minu meeskond saaks tööd teha niimoodi, et nad on seda tehes õnnelikud ja tunnevad, et nad saavad asju ära teha. Et ma arvan, et see on hetkel kõige suurem challenge. Okei, no siin on paar erinevat võimalikku vastust, et ükskord ma peaaegu surin ära 5. korruse bändiproovikas, mis meil kunagi oli. Me pakkisime pärast Riia bändiproovi pille kokku, mina ja Anto olime viimased ja siis ma neelasin medika alla ja lämbusin selle käes ja Anto õrnalt patsutas mind seljale ja ma mõtlesin, et ma niimoodi lähengi. Ja see oli tol hetkel päris hirmus, aga ma jäin ellu ja nüüd see on naljakas. Ja pärast ma guugeldasin seda, et ma neelasin medika alla, kas ma suren ära ja hämmastavalt palju inimesi on medikaid alla neelanud. Ja ma arvan, et teine naljakas asi, mis juhtus, oli see, et XT teenuse haldurina ma kuidagimoodi sattusin Vabariigi presidendi kantseleisse Taavi Kotkale hüvasti jätulaulu esitama, et see on nagu lihtsalt jabur, millistesse olukordadesse minu töö on mind viinud. Et jah, see oli ka siuke päris omamoodi elamus. Ma mängin kitarri, ma teen palju müra oma naabrite pahameeleks ja ma õpin üsna palju, et ma loen suht palju tarkvaraarenduse kohta ja vaatan hästi palju ettekandeid erinevatelt tarkvarakonverentsidelt näiteks ja natukene kirjutan ise koodi ka. Riia võiks, ma loodan 5 aasta pärast olla natukene küpsem tarkvaraarenduse butiik, et ma tunnen, et seal on meil hetkel selline kasvuvalu, et me oleme sellises puberteedi eas mingis mõttes minu arust ja ma loodan, et 5 aasta pärast meil käib kiire arendus ja inimesed on õnnelikud. Side 123. Olen tehnoloogiaosakonna juhataja, mul on väike punt vedada ja meie asi on hoida kõik Riia teenused ja uute teenuste laivi jõudmised heal järel. Ja täna on mul 3 tiimi, sysadminid, siis arhitektid ja CI/CD tiim. Ja nendega me üritame siis kõik seda ära teha. No, tänaseks on minust saanud juba pooljuht, mis tähendab seda, et ma suurema osa teen inimestega seotud tööd ja sellega, et meie osakonna asjad saaksid nagu toimetatud, ehk siis käsitsi masinas ma olen väga vähe. Hästi palju kulub aega koosolekutele, kahjuks. Selles osas meil ei ole organisatsioonis asi väga palju agiilsemaks läinud. Proovime seda lükata kiiremaks, et me ei kulutaks tunde koosolekutele, vaid võib-olla minuteid, et see annaks võimaluse põhitööd
ehk siis oma osakonna töödega päriselt tegeleda rohkem kõigile, vihje juhtkonnale. 2007 sügis. Ja see oli see hetk, kui mul tundus, et see maja, mille taustal me siin oleme, ammendas minu jaoks ennast ära. Tegelikult oli see peajaht, et mind tükk aega juba vist 1,5 aastat meelitati Riiasse ära toonaste juhtide poolt ja siis ma tükk aega mõtlesin ja siis ma lõpuks otsustasin, et okei, aeg on nagu kohta vahetada ja midagi uut õppida. See võiks olla selline, kus päeva lõpuks saab midagi nagu päriselt ka ära tehtud. Ehk siis sa võid panna päeva lõpus ukse selja tagant kinni, et vot, see töö on valmis, sellega on hästi. Kompromisside tegemine, see on küll jube valus, et sa pead kogu aeg endast midagi ära andma, aga päeva lõpuks eks see kõik ongi kompromisside tegemise kunst. Säilitada võib-olla niisugune eluterve suhtumine kõigesse. Aus on see, et ega IT-maailmas või ütleme, IT-positsioonil inimestel ikkagi seda jooksvat niisugust stressitaset on päris palju. Ja kuidas nagu sellega hakkama saada niimoodi, et endal oleks ikkagi jätkuvalt lõbus. See tööpäev peab ikkagi olema selline, et jess, ma tulen tööle, mitte see, et ma jälle pean tööle tulema. No ütleme, et jätkuvalt on huvitav ja ma hindan nagu töökohta selle järgi, et mul peab olema huvitav, mul ei tohi hakata igav. Et siiamaani, kuna ma siin olen, siis tundub, et need tingimused on täidetud. Ma arvan, et oma tiim peab olema hea. See nagu annab päris palju tuge. Kuigi võib-olla tahaks niisuguse Jim Carrey moodi öelda, et me, myself and I, aga tegelikult tiim on hästi oluline selle asja juures. Ja väljakutsed peavad ka ägedad olema. See on see, et sul tekibki nagu mingi asja ära tegemise tunne, et sa oled saanud võib-olla, ma ei tea, Eesti elu või IT-elu paremaks teha ühe sammukese võrra. Et see on nagu oluline. Ma arvan, et see ei ole nagu väga tähtis selles mõttes, et ma pigem nagu fokusseerin sellele, et see asutus, kus ma töötan parasjagu, et minu otsus on minna sinna asutusse tööle ja anda endast parim selle asutuses töö olemise ajal. Et see on nagu võib-olla tähtis ja hetkel ma olen olnud päris pikalt riigis, et järelikult ma siis töötan riigi jaoks nii hästi, kui ma suudan. Inimeste arv on 3-kordistunud, näiteks. Tulin Riiasse, siis meid oli mingisugune, ma olin 38 inimene äkki või 37 midagi säärast. Et me olime pisik asutus, kus info vahetamisega ei olnud nagu mingeid muresi. Võisid vabalt minna ukselt uksele, kõik teadsid, mida kõik teevad. Täna me oleme ikkagi natuke suurem kui keskmine asutus. Kasvame jätkuvalt edasi nii ülesannete kui inimeste poole pealt. See tähendab seda, et sa ei suuda enam infot ära vahetada. Ja tekivad sul niisugused kommunikatsioonilüngad ja see on nagu asutuse mõttes niisugune paras väljakutse. Ma arvan, et me võiks olla 5 aasta pärast selline asutus, kuhu inimesed tahavad tulla tööle nii erast kui riigist. Ja miks? Sellepärast, et õppida uusi asju, õppida ägedaid tehnoloogiaid. Ja meie jaoks see täna tähendab seda, et me peame üpris kiiresti käima uute arengutega kaasas, saama päris agiilseks. Ja ma usun, et meil on päris hea potentsiaal selleks olemas, et proovime selle ära teha. Must sai vist märkamatult bändi manager, aga see oli jälle niisugune lihtsalt selleks, et asi ära teha ja oleks endal fun. Tagantjärgi vaadates see oli niisugune lahe juhuste kokku langemine. Piljarilaud. Kõige kallim tehniline vidin, kui jätta igast serverid ja muu koli kõrvale, siis võib-olla kõige kallim asemel, ma ütleksin, kõige niisugune kummalisem on EKG skänner, mida kunagi KTT seltskond ühe projekti jaoks vajas, mis pannakse niisuguse mütsina pähe ja siis mõõdetakse mingid lained. Neil oli mingi jube kaval plaan selle osas, aga ma loen päris palju raamatuid, ikka kõvasti. Päris palju ingliskeelset kirjandust, science fiction, minu niisugune lemmik. Fantasy on ka hea, loomulikult arvutialast kirjandust on vaja lugeda järgi ennast kiiresti. Käin kalal, hulgun niisama metsas ringi. Mul on nii Apple vist, jah? Ja. Apple. Apple. Ütleks, et ma olen Androidi aasta läbi elanud. Kumbagi enam? Sõrmust isandit olen näinud. Sõrmuste isand. Sõrmuste isand. Selleks, et Game of Thrones on lihtsalt ära rikutud asi. Kas ananaks käid pitsa peale või ei käi? Ei käi.
mina söön ananassi pitsa peal, aga ma ei vaata viltu inimeste peale, kes ei taha seda pitsa peale, nagu me võiks kõik armastada üksteist ja mitte vaielda sellistel mõttetutel teemadel. Vabalt võib käia siis, kui seal on tšilli juures. Ja seda peab palju olema.